Nii, tere tulemast kõigile lähedalt ja kaugelt. Rõõm teid näha. Jumal õnnistagu teid rikkalikult. Tore, et sa oled Jumala kojas. Tore, et sa oled Jumala rahvaga koos. See on palju parem kui ükski teine seltskond. Kas Jumala rahvas on täiuslik koht, kus sa kunagi ei saa vastu karva hõõrutud või midagi juhtuks? See ei ole nii, me teame seda. Me oleme ikka inimesed, aga meil on hea päästja. Amen. Ja me käime armastuses ja kui me eksime, parandame meelt, palume andeks, proovime paremini. Amen. Me oleme need, kes tahame Jumala meele järgi elada. Ma tahaks, Vambo, sina oled minemas haiglasse ja operatsioonile homme. Tule siis korraks siin ees. Tahame su eest paluda. Mõni nädal tagasi või kuu nüüd, isegi nii kaua juba, olid sa seal opil, südame opil ja Jumal tegi ime sinu sees ja nüüd tuleb üks järeloperatsioon, ma saan aru. Palume tema eest, et see asi läheks hästi. Jumala käsi oleks tema üle ja tervendusvägi tuleks esile. Issand, me tõstame Vambo sinu ette just nüüd. Me oleme näinud sinu imesid, issand, neil päevil, kus me elame. Me ei loe nendest ainult piiblikaante vahelt, me loe nendest ainult Uuest Testamendist. Ja me kuule nendest ainult kuskilt sajandi vahetustel liikumistes, vaid Jumal, me oleme näinud sinu imesid oma enda eludes. Issand, me usume selle imet Vambo ellu, kui ta läheb haiglasse sellest operatsioonist läbi. Me palume tõesti arstide käed ja mõtted sinu Jumal võimelistesse kätesse, et sina juhid neid ja et sinu tervendav vägi töötab Vambo ihus selle südame juures, et täielik tervenemine tuleb esile, mida arstid ka ei suuda teha. Jumal, sina suudad seda teha ja me kuulutame tervist ja kuulutame kaitset ja kuulutame, Jumal, sinu juhtimist selle kõige üle, et tõesti sinu nimi saab austatud ja Vambo võiks austada sind pika eaga siin maa peal ja teenida sind ja sinu eesmärke Jeesuse nimel. Nõnda sündigu ja me palume seda Jeesuse nimel. Amen. Oled sa nõus selle palvega? Jaa, amen. Me usume, et kõik hästi, nii et Jumal õnnistagu sind. Teeme talle üks Jumal õnnistagu aplaus ka. Halleluja. Ja ma tahan teile veel anda teada, et meil on Alfa alanud siin ja Alice ja õde Agnes juhatavad seda. See läheb hästi ja see on evangeelne selline osa, mille kaudu me ka seda kogukonda puudutame. Nii et ja vahest meil on võib-olla mõte, et kuidas me saaks midagi kaasa lüüa ühe sükse üritusega, siis üks väga väike lihtne asi, mida me saame teha, on lihtsalt kedagi kutsuda. Ma ikka hetkalt hämmastun selle üle, kui suur vägi on kutsel ja kui lihtne seda mitte teha. Sellepärast, et meil on kiire ja tegemisi ja asju, aga mõni inimene lihtsalt vajab ühte kutset. Ja võib-olla mõnda me oleme kutsunud juba ja rääkinud talle Jumala asjadest ja kutsunud teda kogudusse ja ta kogu aeg on saatnud meid kuu peale, aga võib-olla üks kutse veel ja see mõju tuleb esile, see otsus tuleb esile. Nii et oleme need, kes nii-öelda käivad pinda taevariigi pärast, mitte halval viisil, aga mõistlikul viisil. Ja siis meil on meeste palve homme siin kell 7 kõigile varajastele tõusjatele meestele ja siis palve on samuti siin ka teisipäeva õhtuti kell 5:30. Nii et kui sa ei saa vara üles, siis sa jõuad palvele siia. Ja meil on samuti veel palve 10:15, veerand 11 selles kõrvalruumis siin, nii et mingi kellaaeg peab sulle ometi sobima. Ja sa oled tere tulemast palvetama. See on hea koht, kus hakata kasvama vaimulikult. Amen. Ja. Ma tahaks täna jagada sellisel teemal nagu päev, mis muutis maailma. Ja, või ütleme isegi parem pealkiri oleks päev, mis muutis kõike. Ja teine päev, mis muudab kõike. Ja ma tahan rääkida täna päästest ja ma tahan rääkida kõigest sellest, mis on seotud selle mõttega, mida me kasutame päästmine. Oled sa kuulnud sõna päästmine, päästetud saamine? Kas sa oled päästetud? Kui ma olin noor kristlane, siis seda kasutati väga palju. Inimesed andsid tunnistus, kui ma sain päästetud. Aga see päästmine kätkeb endas mitmeid asju ja see ei ole ainult üks asi ja tihti ka seesama sõna päästmine ise
me ei ole sellest võib-olla piisavalt aru saanud. See on huvitav see, et kui me päästest räägime, siis me peame küsima küsimuse, et kas pääste, mida Jeesus risti peal tõi, kuulub kõigile inimestele. Mis te arvate? Üldiselt arvatakse nii, eks ole. Kuigi, võib-olla sa ei ole seda teadnud, aga on grupp inimesi, keda nimetatakse kalvinistideks. Ja Calvin oli muidugi väga hoolas piibliuurija, teoloog ja nii nagu paljude selliste juhtidega, siis ka nii Calvini puhul, et tema järgijad olid sügavamad ja äärmuslikumad selle tõe nii-öelda laialiviijad kui Calvin ise ja uskusid seda, et mitte kõik inimesed ei ole määratud saama Jumala lasteks, vaid on välja valitud mõned. Ja kui siis keegi inimene ka kristlaseks sai ja Jumalaga mõnda aega kõndis, kui ta siis mingil hetkel ära vajus, ära langes, siis nad ütlesid, et no ju ta ikka päris ei olnud siis see valitud. Ja oma seletus oli kõigi asjade peale. Aga teistpoolt on üks selline grupeering nagu universalistid. Nemad jälle usuvad, et kõik saavad päästetud, hoolimata sellest, mis nad teevad, kus nad omadega on, ühel päeval kõik saavad päästetud, ilmselt kaasa arvatud ka kurat. See on teine äärmus. Ja seal on isegi mõned kristlikust leerist inimesed, kes on läinud sinna universalistide õpetuse poole. Aga Piibel räägib, et Jeesus on Golgata ristil kandnud meie patud ja valmistanud maailma jaoks pääste, et igaüks, kes usub, võiks saada päästetud. Amen. Ja Piibel ütleb selgelt, et see pääste on kõigi jaoks, kes tahavad, kõigi jaoks, kes usuvad. Amen. See ei ole mitte väikene valitud seltskond, keda Jumal on ette ära määranud ja ette ära valinud ja teised nendega räägi neile, kui palju sa tahad, kui nad vastu ja seda ei võta, siis me ütleme, et nad ei olnud valitud. See ei ole mitte nii. Vaid et ma arvan, me oleme isegi elus näinud, et teatud inimesed satud nende ellu, räägid nendega Jumalast ja ta on kohe samal päeval huvitatud asjast. Minu puhul oli nõnda. Sama õhtu, kui ma evangeeliumi kuulsin, esimest korda oma elus, samal õhtul minust sai usklik. Aga ennem seda ma olin evangeeliumi vastane. Aga ma olen leidnud inimesi ja võib-olla sa oled leidnud ka, kellega sa oled võib-olla kuid, võib-olla isegi aastaid rääkinud ja külvanud sõna ja siis ühel hetkel inimene teeb otsuse, ma tahan Jeesust järgida. Nii et sellepärast see, et keegi esimesel hetkel evangeeliumi vastu ei võta, ei tähenda veel seda, et äkki ta on välja valimata, vaid ta on kindlasti valitud. Nüüd ma tahan täna pöörata koos sinuga Piiblisse, Johannese evangeeliumisse ja selline koht nagu Piibli kuldsalm. Ma ei tea, kas keegi teab, mis see kuldsalm on. Johannese 3:16. Kas keegi teab seda peast? Et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Amen. Nüüd, ma tahan täna õpetada päästmisest ja ma tean, et sa võib-olla mõtled, milleks selline lihtne teema, räägi midagi sügavamat. Kui me oleksime ausad siin ja ma teeksin väikse küsitluse ja küsiksin sinu käest, et mis see pääste siis tähendab, millest sa täpselt päästetud said, kas sa oskaks mulle vastata? Ma pean kihla, siin on mõned, kes mõtleks, et ma ei tea päris täpselt. Mõni ütleb, ma olen päästetud patust. Okei, sa oled päästetud patust, miks sul siis veel probleemi patuga on? Mõni ütleb, ei, ma sain päästetud kuradi võimusest. Okei, järelikult sul ei ole kuradega enam mingit pistmist, kas pole nii? Aga siiski kiusatused on su elus. Aga mõni ütleb, okei, ma sain päästetud lihast. Näpist ennast, vaata, kas liha on alles. Järelikult, kas sellest ei ole veel päästetud. Ja mõni ütleb, ma sain päästetud maailmast. Maailmasüsteemid, okei, oled sa veel siin? Maailmas? Ja, Pärnu on maailmas. Eks ole nii, okei. Nii et see oli üsna igapäevane sõna, kui mina sain kristlaseks ja ma mäletan, mingil hetkel ma otsustasin, et ma isegi olen ettevaatlik selle sõna kasutamise puhul, sest et
eriti inimesed, kes ei olnud kiriku inimesed, kui sa ütlesid neile, et ma sain päästetud sellisel kuupäeval. Ja siis nende esimene mõte oli see, et päästetud kust? Ja nende ettekujutus olid kuskil paadist välja kukkunud, sul oli mingi võib-olla kehva korkvest seljas, mis ei pidanud vett ja siis keegi viskas päästerõnga sulle viimasel hetkel ja sa said päästetud. See on, mis me ette kujutame. Päästetud millest? Kus sind välja tõmmati? Aga see sõna päästma kreeka keeles on sõna zozo või zozo. Ja see viitab paljudele asjadele. Muuseas, Piiblis väga palju see sõna on kasutatud seoses tervenemisega. Et Jeesus ütles seal veritõbisele naisele või mõnele naisele, et sa oled saanud sotso, sa oled saanud päästetud. See oli ka laiem mõiste. See ei olnud ainult, et ma olen minu süda, minu sisemine inimene, vaim inimene on päästetud, vaid et see oli tervenemine, see oli vabanemine, see oli heaolu, see oli turvalisus. Ja Jumala asjad tõesti on nagu sellised laiaulatuslikud. Kui Jumal ütleb sulle midagi, et elu ei seda ülirohkesti, siis see on väga suur ja väga lai mitmeski mõttes. Nii et, aga Uue Testamendi valguses päästmine on midagi, mida me peame mõistma 3 ajavormis. Minevikus, olevikus ja tulevikus. Kas sa teadsid seda? Ma loen sulle mõned kirjakohad lihtsalt näiteks. Ma ekstra kirjutasin need välja. Ja näiteks roomlastele kiri 8. peatüki 24 salm ütleb niimoodi, sest me oleme päästetud lootuses. Midagi, mis peab veel juhtuma. Ja ent lootus, mida nähakse, ei ole mingi lootus, kui keegi seda näeb, siis kuidas ta seda veel loodab. Nii et ta räägib siin millegist, mis peab veel juhtuma. Roomlastele 10, 9 ja 10 tuntud kirjakoht ütleb, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratunud, siis sa saad õndsaks või päästetud. Okei, ma tegin selle otsuse, tunnistasin Jeesust issandaks, uskusin oma südames, Piibel ütleb, ma sain päästetud, midagi juhtus ja sellega on asi valmis. Nii et midagi, mis juhtus minevikus. Minu puhul see juhtus 6. detsembril 1989. Kaua aastat tagasi, mul on hea meel öelda seda. Okay. 1. Thessaloniklaste 5.9 ütleb, sest Jumal ei ole meid pannud viha alla, vaid pääste omandamisele meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Midagi, mis juhtub nagu käesolevalt. Neid kirjakohti on mitmeid, mida võiks veel tuua, näiteks 2. Korintuse 2.15, sest meie oleme Jumalale Kristuse hea lõhn, nii hästi nende seas, kes päästetakse, kui nende seas, kes hukka lähevad. Või Peetruse kirjas, kus öeldakse nii, et 1.9, 1. Peetruse kiri, Peetrus ütleb, kes saavutate usu eesmärgi hinge päästmise. Vau, ma mõtlesin, ma sain juba päästetud, kui ma 6. detsembril pastoriga palvetasin, patuse palve. Vastus on tõsi, jah, ma sain. Aga ma olen ikka veel ka päästmise protsessis. Ja ühel päeval tulevikus mul on see lootus, et mind päästetakse. Ja õieti, kui me nüüd täpsemalt räägime, siis see tuleviku lootus on seotud ihu päästmisega. Kui sa palusid, et Jeesus tuleb su südamesse, tegid seda oma siiras usus kogu südamest, siis Jeesus tegi seda. Tema astus sinu südamesse. Amen. Väga paljud teist on kogenud seda siin ja teavad, et midagi juhtus su sees. Mitte lihtsalt, et sa otsustasid pärast seda, okei, nüüd ma vist olen ka nende sarnane, hakkan käima nende seas, püüan olla nende sarnane, vaata, mis nad teevad, vaid sa kogesid uut sellist läbielamust enda sees. Midagi, mis oli teistmoodi, uued soovid tulid sinu sisse, uued mõtted tulid sinu sisse. Ja see uuesti sünd, mille juurde me ka kohe jõuame, toimus sinu südames. Sinu vaim inimene, seesmine inimene sai päästetud. Ja õieti, kui olla päris täpne, millest ta päästetud sai, siis teoloogid ütlevad selle kohta, et ta sai päästetud patu karistusest. Ja siis hakkas pihta sinu elu kristlasena. Sa hakkasid lugema piiblit, ma loodan, sa hakkasid käima koguduses, sa hakkasid käima osaduses ja selle kõige käigus sa hakkasid uusi asju õppima.
saaksid teadma saama, kuidas asjad käivad, kuidas Jumal asjadest mõtleb ja sa õppisid palvetama ja sa õppisid Jumala sõna uurima ja kõige selle käigus su mõtlemine hakkas vaikselt muutuma. Paljud teist, kes te palusite patusepalve, saite automaatselt üleöö täiesti nagu pühaks, sul ei olnud enam ühtegi halba mõtet, ühtegi halba käitumist, sõnad olid kõik puhtad nagu vesi, tulid suust välja ja sarvilised olid kõik läinud. On keegi siin, kes nii dramaatiliselt seda läbi elas? Minul ei olnud nii. Mul toimus puhastumine. See oli tasapisi muutumine. Aga ma hakkasin märkama asju, ma vannun, ma vanasti ei märganud seda. Ja siis ma hakkasin vandumisi tähele panema ja neid nagu välja praakima oma sõnavarast. Kui ma need välja praaksin, siis ma leidsin, et palju ei olnud midagi öelda enam. Sõnavara oli väga piiratud. Ühesõnaga, kõik see muutus toimus minu sees, sõnavaras, minu mõtlemises, minu käitumises, minu harjumustes. Ma pidin hakkama nüüd oma mõtlemist muutma. Ja seda protsessi Peetrus nimetab hingepäästmine, päästmine. Midagi toimus sinu sees. Ja selles protsessis me oleme kõik sõbrad täna. Ja ma usun, see protsess kestab nii kaua, kuni me oleme siin maa peal. Ja see on üks hea protsess. Ja muuseas, sina oled vastutav selle protsessi juhtumise eest. Sinu vaim inimene, sinu südame inimene, sinu tõeline sina. See inimene, kellest ma lugesin Noorte häälest. Teate, siuke leht oli kunagi. Ja ma lugesin Noorte häälest, kui ma olin väike poiss viimasest veerust, et üks mees oli operatsioonilaua taga surnud ja siis välja läinud oma kehast, meditsiiniliselt kutsutakse seda kliiniliseks surmaks, eks ole, läinud välja oma kehast ja siis vaadanud oma ihu seal operatsioonilaua peal ja mõtelnud niimoodi endamisi, et mina olen ju siin. Kuidas see ihu saab olla seal? Ja siis vaadanud oma ihu peale mõtetega nagu, et need oleks nagu riided. Amen. Sa viska omal õhtul või pane, kuidas iganes riided kuskil tooli peale ja siis poed ise teki alla ja mõtled niimoodi vaadata sinna tooli peale, kus riided on, et hei, ma olen alles tooli peal. Ei, see tooli peal olevad riided, see on nagu nii väike reaalne osa sinust, see identifitseeri sind üleüldse, eks ole. Need riided võid ära anda ja sina oled ikka sina, sest sina oled seal teki all. Ja see vaimne osa, ma mõistsin, on see tõeline osa meist. See on see tõeline sina. Et kui sa väljud sellest ihust, siis sa vaatad oma ihu peale nagu riided. Me oleme riided vahest ära andnud. Nüüd, kui me siin ihus oleme, siis see on meile kallis. Kui sa lõikad kuskil näppu, siis me seome seda, puuderdame ja popsutame ennast igatepidi. Ja see on okei, see on arusaadav. Me oleme siin eesmärgiga ilma ihuta, me ei saa siin maa peal olla. Aga see ihu osa on tegelikult väga selline vähetähenduslik igavikulises mõttes. Vaimsed asjad on igavesed ja vaimsed asjad on tõelised ja sügavad asjad. Aga me oleme täna siis selle protsessi sees, kus me tegeleme oma hinge päästmisega, et meie hing ka tuleks kaasa nende asjadega, mis on juhtunud meie südames. Midagi, mis on juhtunud sinu vaiminimises, et ka sinu hing, sinu tahtmine, sinu mõtlemine, sinu emotsioonid saaksid haritud Jumala sõna valguses. Amen. Selles protsessis me täna oleme. Ja see on päris pikk protsess. Ma olen selle sees juba 27 aastat ja ma vaatan, et kõva töö on alles ees. Ja kui ma olin noor kristjan, siis ma muidugi paar kuud olin juba olnud, siis ma mõtlesin, et hei, las ma õpetan kedagi. Kenneth Hagin, tule siia, ma õpetan sulle midagi. Ja see on vaimulik uhkus muidugi. Ja üsna peas avastad, et sa ei tea veel mitte midagi erilist. Ja elu tõestab seda, kus me tegelikult oleme. Nii et Jeesus päästis meid patukaristusest. Ja see hinge päästmine päästab meid patuväest. Mida rohkem sa kasvad Jumalale ligi, mida tugevamaks sa temast saad, seda lihtsam on sul patule ei öelda. Ongi kogu lugu. Ja selles mõttes ka vastus nendele asjadele, mis näiteks perekonda lahku kisuvad, on selles, mis suhted on nendel omavahel. Mida lähemal nad omavahel on, seda raskem on kõigil muudel jõududel seda perekonda lahku kiskuda. Samamoodi vaimulikult.
mida tugevam sa oled vaimulikult, seda raskem on patul sul mingit mõju avaldada. Keegi ütles hästi, kes meie keskel siin oli, üks vene vend ütles niimoodi, et õieti tuli Gruusiast vist, jah? Ütles, et patt takistab mind palvetamast, aga palve takistab mind patustamast. Mulle meeldis see ütlus. Siis ma mõistsin kohe, et see on täpselt nii. See sama tunne on nii. Aga sõbrad, hea lootus on selles, et ühel päeval meid päästetakse patu ligiolust. Täna me oleme siin selles paigas. See, et sa said Jumala lapseks, ei tähenda seda, et sa kadusid ära siit maailmast. Tänu Jumala, et sa ei kadunud. Aga ühel päeval Jumal tõmbab meid välja sellest patusest süsteemist. Ja nõnda siis see päästmine on minevikus, kui ma selle otsuse tegin, võtsin vastu selle töö, mis Jeesus Golgatal oli minu eest teinud juba 2000 aastat tagasi. Tegelikult ta päästis mind 2000 aastat tagasi. Aga ma võtsin selle vastu 6. detsembril. Sina võtsid võib-olla mingil muul kuupäeval. Ja nüüd ma kasvan selle päästmise protsessis päeva järgi. Ja ühel heal päeval taevad lähevad lahku ja Jumala poeg tuleb tagasi siia maa peale. Piibel ütleb, kõik silmad saavad teda näha. Ja Paulus ütleb, et meid kistakse ülesse issandale vastu õhku. Vau! Ilma lennupiletita saad lennatab. See on auline. Ja ilma, et sa vajaks kuskil lennuaparaati istuda, sind kistakse üles õhku ja Piibel ütleb, nõnda saame olla ühes issandaga. Ja Paulus veel nimetab selle kohta niimoodi, et vennad, need, kes te elate, te ei jõua ette nendest, kes on surnud Kristuses, ehk et kes on usklikult surnud. Sest ütleb, et kui issand tagasi tuleb, siis surnud tõusevad üles esmalt, hauad lähevad lahti ja seejärele kistakse meid üles taevasse õhku koos olla issandaga. See saab olema auline päev, vennad ja õed. Kui ülesvõtmine toimub, millest Jumala sõna räägib. Nüüd, Jeesus suri siis selle kõigi osade eest, aga me kogeme neid asju niimoodi teatud järkudena. Kõigepealt meie vaiminimene saab päästetud, siis meie hing saab päästetud ja ühel päeval meie ihu saab päästetud selle läbi, et meile antakse uus ihu. Halleluuja! See saab olema üks ilus, kaunis ihu. Amen. Kiitus Jumalale. Nüüd, nenda siis päästa selles mõttes nagu üks sündmus ja protsess korraga. Ja ma usun selle tõttu, kuna see on protsess, siis ma vajan Jumala abi iga päev. See ei ole, et ma ükskord palvetasin, tegin selle palve ära, nüüd on kõik läbi, nüüd on kõik ühe pool. Ei, ma vajan jätkuvalt Jumala abi iga päev selleks, et kasvada selles päästmises. Amen. Nüüd, Jeesus samuti õpetas, et me peame uuesti sündima. Ja selles samas Nikodeemuse loos siin Johannese 3. peatükis Jeesus ütleb, kohtub seal Nikodeemusega ja räägib talle uuesti sünnist. See on huvitav, Nikodeemus, kes on juudi rabi ja kirjatundja, küsib tema käest siis, et mis see uuesti sünd tähendab? Kas ma pean minema tagasi ema ihusse uuesti sündima? Ja Jeesus ütleb talle, et kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa näha Jumala kuningriiki. Nüüd, mis tähendab veest ja vaimust sündimine? Veest sündimine selles kontekstis ei viita mitte ristimisele. Sellepärast, kuidas sa piiblit loed? Sa pead piiblit lugema, kui sa mingist kohast aru ei saa, siis sa pead vaatama seda konteksti, mis on seal ümber salmid, millest jutt käib. Ja millest jutt siin käib? Nad räägivad ema ihusse tagasi minemisest, räägivad sündimisest. Nüüd, mul puudub isiklik sünnitamise kogemus. Naised võivad öelda, see on väga unikaalne kogemus. Ja ma ei mäleta midagi sellest hetkest. Ilmselt oli niivõrd raske samm tulla mugavast ema ihu keskkonnast, kus sa said toitu ja sinu eest hoolitseti ja keskkond oli turvaline ja mugav. Ühtäkki pigistati sind välja veemaailmast nagu õhumaailma ja siis sa pidid hakkama sööma ja tegutsema ja liigutama ja see oli väljakutse. Nii et ma ei mäleta, ilmselt need, kes nägid seda, võivad öelda, et ma karjusin, nutsin selle peale, et ma pidin lahkuma ühest maailmast ja liikuma teise.
Õieti olukord oli ilmselt nii traumaatiline, ma ei mäleta vähemalt esimest 3 aastat oma elust. Minu esimesed mälestused minust on see, kui ma olin Lenini allee tänaval, mis nüüd on Pikk tänav, elasime seal minu ema õe ühetoalises korteris ja ausalt, tõesti sünnin, minu mälestused, minu esimesest nagu lapseeast teadlikkus minust oli see, et ma istusin poti peal ja sõin porgandimehu. Mis räägib, et juba tol ajal oli mul kiire ainevahetus, et pidi kogu aeg peale laadima, kui halb välja läheb. See ei tohi ometi ju kaotada kallist kraami. Okei. Aga siin ta ei räägi naisest sündimisest. Me kõik sündisime siia maailma naisest, ühest naisest, sinu emast. Aga Jeesus räägib veel ühest teisest sündimisest. Ja ta räägib sündimisest vaimust. Ja ühes teises kontekstis, ma arvan, see on Johannes, kes ütleb, et kes Jumalast on sündinud, võidab ära maailma. Et inimene sünnib siia maailma inimesest. Liha sünnitab liha. Me kõik sündisime naisest. Hoolimata sinu soost, sa sündisid naisest. Naise ihust tulid välja. Aga see sünd ei ole piisav taevariiki saamiseks. Sa vajad veel ühe sünni läbi elada. Uuesti sünni. Ja sa pead sündima Jumalast. Tema vaimust. See on üks teistsugune kogemus, mis aset leiab meie sees. Nüüd pane tähele ühte huvitavat nüanssi siin. Nikodeemus on variser. Mis see tähendab? Nikodeemus käis kirikus või templis või pühakojas iga pühapäev või iga laupäev nende olukorras siis. Mitte ainult seda, vaid nad tol ajal siis variserid pidid meelde jätma või pähe õppima esimesed 5 Moosese raamatut. Nii, et siin on keegi, kes mitte lihtsalt ei loe piiblit, siin on keegi, kes teab peast enamus piiblit. Ja mitte ainult seda, Nikodeemus oli mees, kes uskus ühte ainust tõelist Jumalat. Seda sama Jumalat, keda meie usume. Ja mitte ainult seda, ta uskus ka Jeesust, et me teame, et sa oled Jumalast tulnud. Nii et sul võib olla kõik see, et sa käid kirikus ja mitte ainult seda, ta paastus umbes 2 korda rohkem, kui meie paastume, ta paastus 2 korda nädalas, Nikodeemus. Ja paastud ja sa palvetad ja tunned pühakirja ja käid kirikus ja istud kirikus ja see veel ei tähenda, et sa oled Jumala laps ja et sa oled uuesti sündinud, uus loodu. Nii nagu kunagi üks vend ütles, et see, et sa kanalas istud, ei tee sind kanaks. See, et sa garaažis oled, ei tee sind autoks. Vaid Kristus peab tulema sinu südamesse. Siis saab sinust uus loodu. Ja see, miks ma selle esile toon, on üks punkt, mis ma tahan Nikodeemusest ja sellest üleüldse rääkida. Selles kontekstis on see, et me peame oma jaoks läbi vaatama meie päästekogemuse ja mis tegelikult täpselt meiega on juhtunud ja kas me oleme kindlad, et me oleme üldse päästetud. Nüüd, see muidugi käib võib-olla nende kohta meist, kes me oleme alles sellel tee alguse juures ja ei ole veel päris pihta saanud, mis toimub. Jeesus ütles, te peate uuesti sündima. Nüüd, kuidas uuesti sünd aset leiab? Kui sa loed seda teksti siin, siis Nikodeemus vaidleb siin Jeesusega, kas minna ema ihusse tagasi, siis peab see juhtuma ja kõik see asi. Ja siis Jeesus ütleb, sa oled ise Iisraeli õpetaja, teie ei tea seda asja. Ja kui sa loed seal viimast salmi, enne kui hakkab 16. salm, sealt Andrea lõpus, siis Jeesus ütleb, et igaühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Nii, kuidas siis uuesti sünd võib esile tulla? Igaüks, kes usub. Usub mida? Et Jeesus on Jumala poeg. Võib läbi elada uuesti sünni. Ja ma ütlen, see on see osa, mis teeb sinust kristlase. See on see, mis teeb sinust Jumala lapse. Mitte lihtsalt, et sulle meeldivad piibliprintsiibid ja võib-olla Jeesuse õpetus tundub tark ja sa nagu järgid neid oma mõtetes ja inimesi maailmas on, kes järgivad head elu,
kes järgivad teatud tarku, õieti olla päris aus piibli põhimõtteid, kes on head inimesed, keda sa vaevalt leiad, et teevad midagi halba. Kuigi Jumal ees ei ole keegi hea ja meie headus ei ole kunagi piisav päästmiseks. Aga ometigi Jeesus räägib siin millegist enamast, mis teeb meist Jumala lapsed. See on uuesti sünd. Uuesti sünd. Päästmine on üks teine sõna selle sama asja viitamiseks, aga uuesti sünd on see, kui inimene võtab vastu Jeesuse Kristuse oma ellu ja usub, et Jumal on tema üles äratanud surnust, et Jeesus elab ja annab oma elu Jeesusele. Ja seal toimub üks imeline sõnades seletamatu töö sinu sees. Et Vanatestamendi prohvet ütleb niimoodi, et Jumal võtab välja sinust kivise südame ja paneb sinu sisse pehme südame. Ja ma ei tea, kuidas seda õieti sõnadesse panna, aga mingil viisil uued soovid tulevad sinu sisse. Vanasti sa tahtsid käia teatud kohtades ja teha teatud asju ja sul oli hea meelisi, kui kellelgi läks nii ja niimoodi. Aga nüüd äkitselt need vanad asjad kuidagi enam ei paku sulle sellist huvi. Äkitselt on uued soovid sinu sees. Sa tahad Jumalaga koos olla. Sulle pakub huvi piibliraamat. Sa tahad palvetada ja sa tahad Jumalat ülistada ja sa tahad käia koguduses. Ühtäkki on ühed uued mõtted täitnud sind sellepärast, et sa oled sündinud uuesti. Nüüd, kui sa neid asju veel ei koge, siis sa peaksid mõtlema, kas ma olen ikka selle läbi elanud ja ma ei räägi, sõbrad, ka sellest osast, kus me lihale maad anname ja lihtsalt ei viitsi teatud asju teha. Kuigi oma südames, tead, hommikul hakkasid meeste palved pihta. Ma mõtlesin, et kell 7. See on niisugune jumalik arv, selle hetkel tuleb alles magada. 7, see on täiuslik number. Jumal annab oma armsatele unes. Miks ei jõudnud palvekale? Ma püüdsin saada Jumalalt seda, mis ta tahtis anda mulle ja kella 9 ei olnud veel andnud, ma magasin veel tunnik, eks ole. Aga ootasin, kuni see kohale jõuab. Aga kui ma hakkasin käima või tulin esimene kord pärast seda kohe, ma tundsin, et vau, midagi Jumal teeb siin meie keskel. Loomulikult ma ei ole kõik korrast saanud käia, aga mida ma ütlen sellega on see. On ajad ja hetkel, kus ma tunnen, et ma ei taha minna. Mu liha ei taha minna. See ei tähenda, et minu südames ei oleks igatsus tegelikult olla palves või Jumala rahvaga koos. Ja seal on vahe selles, mida sinu liha sulle dikteerib ja mida sinu süda sulle räägib. Nii, kui sa kuulud oma südant ja seal on uued soovid, siis sa tead, midagi on juhtunud minu sees. Midagi on juhtunud minu sees. Ma mäletan, kui ma sain Jumala lapseks, sain kristlaseks, siis päev või koosolek peale seda nädal hiljem või nii, me läksime sinna majja, kus meil koosolekud olid, tol ajal ühe inimese kodus, mitukümmend inimest kogunes sinna, terve ülemine tuba oli täis ja trepp ka, mida mööda inimesed siis trepist üles läksid teise tuppa, see oli kõik rahvast täis ja kõik ülistasid Jumalat ja nii edasi. Ja siis pastor abikaasa ütles, et meil oleks vaja riidepuid, sest nii palju rahvast oli seal. Ja ma mäletasin otse kohe, et mul oli seal tähemajas, vanaisa majas, hunnik riidepuid seismas ja ma mõtlesin, minu suurepärane võimalus tuua Jumala kotta midagi head teha. Mingid väiksed sellised märgid, mis hakkasid näitama mulle, et vanasti ma mõtlen niimoodi. Vanasti ma mõtlesin enda peale. Nüüd ühtäkki uued soovid olid tulnud minu südamesse. Ühtäkki ma tahtsin minna kogudusse. Ma mäletan seda, kui ma istusin seal ühel teenistusel ja ma olin ilmselt alles nädal aega kristlane olnud. Ma mõtlesin niimoodi, et tead, ma ei jääks siia ööseks, kui saaks. Ma ei jääks siia magama, sest nii hea on olla siin. Nii hea on olla Jumala kojas. Nii põnev. Loomulikult mul oli hirmusid. Ma ei teadnud, kuidas kõik asjad käivad. Kõik need asjad välja jätta. Kui ma keskendusin siia, mida ma südames tundsin, mul oli tohutu hea meel, et minust oli saanud Jumala laps. Mul oli selline tunne, ma olin päästetud sellest ukkuvast maailmast ja ma olin ühes õige asja sees. See on uuesti sünni kogemus, sõbrad. Ja see on üks hea kogemus. Ja ilma selleta keegi ei pääse taevasse. Ilma selleta keegi ei saa koguduse liikmeks. Sa võid olla koguduse liige ilma uuesti sünnita, aga sa ei ole tegelikult osa Kristuse ihust, kuni sa oled uuesti sündinud, siis sa oled osa sellest ihust. Uuesti sünd, nii tähtis, nii tähtis. Nüüd,
Piibel ütleb, et see sünnib usu läbi ja piibel ütleb, et see on Jumala sõna, mis sünnitab meid uueks. Ja Jumal võtab välja selle vana patuse loomuse ja paneb sinu sisse uue loomuse, mis on Jumalale meele järgi. Ja ma pean tunnistama, mul liha on ikka veel patune, sinu oma ilmselt ka, aga oma südames mul on Jumala käskudest hea meel. Ma olen eksinud palju kordi oma elus ja ma olen lausa ekspert selle peale, ja mööda pannud, aga iga kord, kui ma avastan, et ma olen valesti teinud. Vahest me teeme asju viltu või teeme pattu ja me isegi tea, et me tegime kuni keegi kuskilt mingisugust konteksti, mis saame aru, oi, ma tegin haiget sellega, ma tegin valesti. Sel hetkel, kui sa teada saad, su süda kurvastub, kas pole nii? Oma südame poolest sul on Jumala käskudest ja põhimõtetest hea meel, sa ei taha nende vastu eksida. See räägib midagi, mis on juhtunud sinu sees. Jumal on pannud uue loomuse sinu sisse. Vanasti, ma ei tea, te teate sugust sõna nagu default. Need, kes arvutit käsitlevad, teavad, et on selline ingliskeelne sõna nagu default. See tähendab seda, et see on selline tehase seadistus. Tehase seadistus on default. Okei, paneme eesti keele selle, tehase seadistus. Et see, kui sa vajutad seda nuppu, siis tehase seadistused tulevad kõik tagasi. Telefoni ka, et taasta tehase seadistused. Nüüd, minu vana tehase seadistus oli patu tegemine. See oli minu tehase seadistus. See oli loomulik seespidiselt. Aga nüüd, kui ma olen saanud Jumala lapseks, minu uus tehase seadistus on see, mul on Jumala käskudest hea meel. Ja see on sinu uus seadistus samamoodi. Nüüd, see, mida me räägime siin päästest ja uuesti sünnist, see üks sõna veel, mis võib ise loomustada seda, mis juhtus sinuga, oli see, on see, sa said lepitatud Jumalaga. Ma ei tea, kas sa teadsid seda või mõistsid seda, aga taevas Jumal oli meie vastu. Sest Jumal on püha Jumal ja patt ei saa siseneda Jumala trooni ette. Ja nõnda siis Jumal saadab poja, Jeesuse Kristuse oma poja, kes võtab inimese näo ja inimese kuju ja võtab inimkonna asemel positsiooni ja lepitab Jumala isa inimkonnaga. Tema inimesena teeb seda. Ta ei tulnud kui Jumal siia maa peale. Jah, ta oli 100% Jumal, aga ta oli kui inimese poeg, lepitades taeva maaga. Ja see lepitus on juhtunud juba ammu, mitu tuhat aastat tagasi, Golgata risti peal. Aga sel päeval, kui sa sellest teada said, sa said selle vastu võtta. Ja tead, mis lepitus teeb? Kui sa oled olnud tülis kellegiga, sul on mingi pinge ja see vaevab sind. Ja võime isegi öelda niimoodi, et sul on nagu rahutus selle pärast. Ja siis ühel hetkel sa võtad asja käsile või tuleb siuke hea kontekst, kus saab asjadest rääkida, räägid südamesse ja siis lepid ära selle inimesega. Ja tead, mis on pärast seda? Rahu. Rahu on alati lepituse tulemus. Ja rahu on tohutu väärtuslik asi meie südametes. Sul on rahu inimestega. Ja tead, mida piibel ütleb veel? Hebra kiri ütleb, et taotlege rahu kõigi inimestega. Ja pühitsust ilma selleta ei näe keegi issandat. Mis tähendab seda, et me peaksime otsima lepitust kõigi inimestega. Muidugi iga kord ei saa kohe peale lennata ja vahest on vaja aega mõne inimese jaoks, aga see peaks olema meie agenda. Me tahame oma suhted alati korda teha. Amen. Üks teine sõna, mis veel iseloomustab Jumalaga üheks saamist, on adopteerimine. Adopteerimine. Mõned teist võib-olla on kuulnud seda lugu, ma olen seda rääkinud mitmed korrad siin, oli perepoeg ja lapsendatud poiss ühes perekonnas. Ja nagu poisid ikka, nad mängisid, mängu ajal juhtus asju, nad said pahaseks üksteise peale, kaklesid, karjusid üksteise peale. Ühel intsidendil see perepoeg sai nii pahaseks selle adopteeritud poisi peale, ütles talle niimoodi, et tead, mina olen siin perepoeg ja sina oled lapsendatud kõigest. Ja kahtlemata lapsendatud poiss ilma isa ja emata ja nüüd tulnud sellisest tagapõhjast pere juurde tundis solvatuna, tundis haavatuna. Aga mõni hetk ta kogus ennast, ajas lõpuks oma rinna uuesti sirgu, ütles, et hea küll, sinu sünnimist nad ei saanud parata. Aga mind nad valisid siia. Mind nad tahtsid. Ja Jumal tahtis sind, sõber. Ta valis sind oma perekonda.
Ja piibel kasutab sellist sümbolit nagu adopteerimine. Meid on adopteeritud tema perekonda. Halleluuja. See räägib sellest, et sind taheti. Sa lihtsalt juhtumisi ei tulnud. Oi, väike accident. See on plaanitud, aga hea küll sa tulid. No mis siis ikka? Proovime hakkama saada. Aga ei, Jumal tahtis sind, sinu sugust. Amen. Me oleme adopteeritud tema perekonda. Ma tahan, ja see osa on tähtis, tuua teile veel mõned sellised iseloomustavad asjad, mis räägivad sellest, et me oleme tõesti ülevalt sündinud. Kuidas ma tean, et ma olen ülevalt sündinud? Et ma olen Jumala laps, et ma olen uuesti sündinud, et ma olen päästetud, et ma olen adopteeritud, et ma olen lepitatud Jumalaga. Üks asjadest, mis kinnitab seda, on see, mida ütleb Johannes. Ja ta ütleb niimoodi, et sul on päästekindlus. Ta ütleb, et vennad, seda me oleme teile kirjutanud, et te teaksite enestel olevat igavese elu. Sul on üks päästekindlus. Kui mu ema lahkus igavikku ja nädal enne seda, ma mõtlesin ühe mõtte peale. Me olime seisnud usus kõik need aastad, 5,5 aastat. Ma olin palvetanud ta pärast peaaegu iga päev, kuulutanud tervist tema üle, kuulutanud kärbumist nende vähirakkudele. Tead, iga asi, mis ma teadsin, ma tegin seda. Iga üks, kelle ma sain kaasata palvega, ma tegin seda. Ma kirjutasin kõigile suhtele, tuntud usuteenistustele ja neid tegin seda niimoodi, ma arvan, kordi ja kordi, julgustades ja paludes nendel nõustuda palves ja nii edasi. Ja siis pärast kõike seda lõpeb ikka asi surmaga. Ühel poolt mõeldes, võiks tunda, et see asi oli ebaõnnestunud või läbi hukkunud. Aga ma sain ühe väga hea õppetunni usu suhtes. Ja nii väeline kui ka pääste ei oleks, mida Jeesus tegi meie jaoks, on tegelikult üks teine väga väeline element universumis ja see on usk, meie usk, mis ühendab sind selle väega, mis on meie jaoks valmis pandud. Ja ma lihtsalt toon selle teile näiteks. Nädal enne, kui ta lahkus igavikku, ma olin Jumala ees ja mõtlesin nende asjade peale ja ma küsin enda käest küsimuse, et kas ma usun, et minu ema saab terveks. Ja siis ma endamisi mõtlesin, muidugi ma usun, absoluutselt ja ma usun, aga siis ma tabasin ennast ühe arusaama juurest, mis lähtub Heebrea kirjast, kus öeldakse, et nüüd usk on kindel usaldus. Ja ma küsisin enda käest, kas mul on see kindel usaldus, et minu ema saab terveks. Kas ma julgeksin võtta praegu telefoni ja helistada kõigile oma sõpradele ja ütelda, hei, kas te teate uudist? Minu ema saab terveks. Siis ma mõtlesin, mul ei ole sihukest kindlust. Nüüd mul oli kindlus, et Jumal suudab sihukesed asju teha. Absoluutselt, mul on see täna samamoodi olemas. Ma oleks võinud helistada kõigile sõpradele öelda, et Jumal suudab tervendada sihukest asja. Ma võin seda iga kell öelda. Aga et kas Jumal suudab tervendada minu ema, kas mul oli see usk, kas mul oli see kindluse tunne? Mul ei olnud seda. Ja sa saad ise punnitad endale. Nüüd, kas mul on see kindluse tunne, et ma olen päästetud ja et ma olen teel taevasse? Absoluutselt on. Ma võin kõigile helistada, kõigile öelda, panna Facebooki, ma olen teel taevasse. Mul on see kindluse tunne. Mul on see kindluse tunne pääste suhtes olemas, aga mitte selles suhtes. Ja piibel ütleb, et sul võib olla see kindluse tunde pääste osas, et sa oled kindel, et sa tead, et sa oled Jumala laps ja sa oled teel taevasse. Ja kui sul seda kindluse tunnet veel ei ole, siis on kaks võimalust, kas sa ei ole veel uuesti sündinud või sul on vaja õpetust, mis on juhtunud sinuga, kui sa selle otsuse tegid. Sest vahest inimesed ei uuri, mida Jumala sõna õpetab pääste kohta ja siis nad arvavad, et kuna neil oli nädala sees üks halb mõte või juhtus midagi, mis on parim, siis äkki ma ikkagi ei ole Jumala lapsest, vaata kõiki need teised, need on seal pühad inglid mu ümber, tead. Mõnega peab jätma rida vahele, et tiivad ära mahuks. Üks teine asi, mis annab sulle kindluse tunde, et sa oled tõesti sündinud ülevalt, on see, et Johannes ütleb, et me teame, et me oleme tulnud surmast elusse, sest me armastame vendi. Kui sul on armastus vendade vastu, vennad ja õed, mõlemad muidugi on selle sees. Ja
ma arvan ka, see on üks üleloomulik asi. Nüüd, kui sa oled juba aastaid käinud Jumalaga koos, siis võib-olla sa oled juba sinnamaani jõudnud, kus sul on tekkinud mingid kanu kitkuda mõne venna või õega, siis mõtled, et ma ei ole päris kindel, kas ma armastan neid. Aga, ja need on teised asjad, mis juhtuvad paratamatult ja need tuleb klaarida, aga kui sa said Jumala lapseks, ma usun, sa mäletad seda hetke. Sul tuli soov, et sa tahtsid olla koos õdede ja vennadega. Sa armastasid koos olemist Jumala rahvaga. Nüüd veel kord, inimesed ei ole täiuslikud, aga see märk sellest, et sa armastad vendi, on selles, et sa oled saanud Jumala lapseks. Üks teine märk sellest on 1. Johannese 3:6, mis räägib sellest, et sa ei taha elada patuelu. Amen. Seal öeldakse, et kes pattu teeb, ei ole Jumalat näinud ega teda tundnud. See sõna seal on praktiseerima pattu. Nüüd saa must eest aru, me kõik teeme pattu. On keegi siin, kes pole pattu teinud peale kristlaseks saamist? Me kõik oleme. Aga see sõna seal on praktiseerima või elama patus, kus inimene praktiseerib teadlikult, meelega, rõõmuga seda pattu. See on hoopis teine asi. Ma olen 100% kindel, inimesed siin, kes me oleme Jumalaga kõndinud mõndagi aega juba, sa oled eksinud, aga sul on kahju selle pärast, et sa mööda panid. Sa oled kurb meel, et sa ütlesid midagi sellist. Eile ma olin Tallinnas koolis ja siis me läksime ühe vennaga sealt ja uksest sisse ja silmanurgas ma nägin, et keegi tuleb sealt ka, aga vahem oli päris mitu 10 meetrit ja ma mõtlesin, et okei, ma ei hakka sind jääma ootama, et ust lahti hoida, et ta on kaugel. Selgitasin seda endale ja lasin ukse kinni minna. Ja pärast püha vaim, ehk minu südametunnistus siin sees, ütles mulle, et sul oli võimalus näidata natuke armastust üles ja sa teinud seda. Ma kahetsesin seda, mõtlesin, ma läksin veed sisse pärast seda, mõtlesin, hei, hea õppetund, see oli mu võimalus. Väike asi. Sa teed midagi valesti, aga sa tunned kahetsust, sa tunned halvasti selle pärast. Sa parandad meelt. See võib olla see, et samal päeval sa teed sama asja veel korra. Sest kui me laseme lihal maad võtta, ei anna ennast vaimu juhtida, me võime neid asju teha mitu korda päevas. Peetrus lausa ütles, et kui ma 7 korda eksin oma venna vastu, Jeesus ütles 7 korda 70. Nii me võime mitmed korrad eksida. Aga kui sa kahetsed, see on märk sellest, sa ei taha teha pattu. Ja uuesti sünninud inimene ei taha tegelikult elada patuelu. Me teeme pattu. Me eksime kõik on pattu teinud Jumala aust ilma. Ja saavad õigeks täiesti muidu tema verest vere läbi. Üks teine asi veel, mis on kinnitus sellest, et sa oled Jumala laps, on see, et sul on rõõm, et sa oled patud andeks saanud ja süütunne on sinu südame pealt ära läinud. 1. Thessaloniklaste 1, 5 ja 6, kus ta ütleb, et me rõõmutseme sellest, et me oleme Jumala lapsed. See mõte on seal selles salmis. Üks teine märk on soov osaduse järgi. Mäletas seda, mis juhtus nendega, kes olid päästetud apostlitegude raamatus ja nemad jäid apostlite õpetusse ja osadusse ja leivamurdmisse ja palvetesse. Osadus. Et ma tahan käia Jumala rahvaga läbi koguduses. Üks põhjus, miks inimesed vahest ei taha käia koguduses enam, on sellepärast, kui on tekkinud mingisugused probleemid kellegiga. Aga kõik on hästi, ma usun, sa tunned ennast hästi Jumala koguduses. Amen. Ja ma julgustan sind, et ära iial lase asjadest, mis sind võib-olla sinu elus juhtub seal teekonna peal, mingisugused väljakutsed, hoida sind eemal Jumala kogudusest. Sul peres on ka vahest mingisuguseid kitkumisi ja katkumisi, sa ei jäta koju tulemata ju. Mul oli probleem, ma ei tule koju. Või töö juures või kus iganes. Jumal kutsub meid olema lepitajad ja suhete ehitajad, mitte lõhkujad. Soov ülistada ja palvetada ja olla osaduses Jumalaga. Ma usun, on ka üks selline märk kristlase elus. Sa tahad seda teha. Tead, kui laps sünnib, ma ei ole kunagi olnud ühegi lapse sünni juures, aga emad võivad seda kindlasti tunnistada. Sellel lapsel peale sünnimist on teatud automaatsed igatsused, mis ta tahab teha.
eks ole nii. Ja kui inimene sünnib vaimulikult uuesti, tal on ka teatud igatsused, mis on tema sees. Jumal paneb need tema sisse ja ta tahab neid välja elada. Üks teine asi veel on see, et meil on soov tavaliselt kuulutada seda, mis meiega on juhtunud. Mäletame, mis apostol Paulusega juhtus. Enne seda ta kiusas taga kogudust. Siis ta saab kristlaseks. Jeesus kohtab teda Damaskuse teel. Ja mis piibel ütleb? Otse kohe ta kuulutas kõigile, et tema, Jeesus on Kristus. Nii palju, et kõik seal variserid läksid lausa närvi selle peale. Ja veel üks tähtis asi, mida piibel ütleb, mis kinnitab meile, et me oleme Jumala lapsed. Roomalaste kiri ütleb, aga keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Jumala vaim juhib meid. Nüüd ma tean, et see on omaette teema ja mõni mõtleb, ma ei tea, kas ta mind juhib. Ei, ta juhib sind. Ta räägib suga, ta tahab sind juhtida, aga me peame õppima häälestama ennast sellele lainele, kuulama Jumala vaimu häält. Aga Jumala vaim juhib meid ja Tiitus ütleb veel, et üks asi, mis on kindlasti Jumala lapsele omane, tal on üks õnnis lootus. Ja ma usun, meis kõigis on see sees. Ühel päeval Jeesus tuleb tagasi siia maa peale, võtab meid üles. Ühel päeval ma olen taevas koos pühadega, kes on enne mind läinud. Ja ma võin näha kõike seda silmast silma. Ma mõtlen usuväe peale, sõbrad, siis ma mõtlen veel selle peale, et me usume midagi, mida me veel ei ole kätte saanud. Me armastame kedagi, keda me pole iial näinud. See on võimas, kas pole nii? See räägib, kui üleloomulik see on. Inimesed läksid surma, läksid lõvide kiskjate ette, ristilöömesse, põletamisse, lauldes Jumalale kiituslaule. Ja mõned esimese sajandi inimesed olid Jeesusega koos olnud, aga paljud nendest uutest põlvkondadest polnud iial teda oma silmaga näinud. Ja nad uskusid temasse nõndavõrd ja nad olid valmis surema. Nad armastasid teda nõndavõrd. Kuule, midagi pidi olema juhtunud nende sees, mis oli nii võimas, nii tugev, nii palju üle sellest, mis maailma nagu haridus ja sa treenid ennast mõtlema teatud suunas ja sa harjutad midagi, kuni see on sul nii sisse harjunud. See oli veel enam tõelisem. See on Jumala lapseks olemine. Ja sõbrad, päev, mis muutis kõike, oli see, kui Jeesus suri risti peal. Päev enne seda oli teistsugune kui päev pärast seda. Kõik oli teine kogu universumis. Aga päev, mis muudab kõike sinu elus, on päev, kus ütled ja Jeesusele. Kus ütled, ma tahan, et Jeesus Kristus oleks minu päästja ja minu issand. Kus ütled, Jeesus, tule minu ellu, tule minu südamesse. Ma ei tea, mis sõnu sa kasutad. Piibel ütleb, kes iganes appi hüüab issanda nime, see päästetakse. Vahet pole, tähtis on see otsus, mida sa teed. Ja Jeesus astub sinu südamesse ja teeb sind täiesti uueks. Paneb uue loomuse sinu sisse. Ja sõbrad, see on see, mis kristlus tegelikult on. See ei ole sotsiaalne selline seltskondlik asi. Me tuleme kokku, meil on hea aeg, sööme siin küpsist, joome kohvi, joome teed, ajame juttu, keegi patsutab mõnale küsib, kuidas mul läheb, keegi isegi palvetab meest ja toetab mind, hoiab mulle pöialt. Ameerikas hoitakse nii, aga Eestis hoitakse pöialt kuidagi. Ja see ei ole ainult see. See on tore osa, see on kõik ekstra. Aga see tõeline on see, me oleme sündinud Jumalast. Me oleme Jumala kogudus ja meil on uued soovid. Ja meil on võitlusi siin ja meil on väljakutsed, sellest ma saan aru. Aga me oleme saanud uuteks looduteks ja meil on üks uus siht silmade ees. Sõbrad, see on see teekond, kus me oleme. Ja kui sa veel ei ole selle sees, siis ma kutsun sind olema selle sees. Ja võtma Jeesust oma ellu kui päästjate issandat ja andma oma elu talle. Kiitus Jumalale. On midagi, mis ma veel tahaks jagada, aga mitte täna selle teema valguses. Tarmo Lea, tule üles. Ma tahaksin lihtsalt selles valguses, mida ma täna olen rääkinud, teha ühe ühise palve. Ja see on seotud uuesti sünniga, see on seotud päästmisega. Ma siiski nimetan väga kiirelt seda mõtet, mis ma tahan jagada. Mäletad, Jeesus ütles, et sel päeval te ütlete mulle, et issand, kas me ei ole sinu nimel teinud seda, sinu nimel teinud teist, ajan välja kurja vaime, rääkinud
ma ei tea, keeli, kulutanud evangeeliumi, teinud neid asju. Ja mäletan, mida Jeesus ütles neile. Ütles, et ma ei ole iialgi teid tundnud. Huvitav mõte, kas pole nii? Salm Jumala sõnast. Vahest me laseme sellest üle, mõtleme, et ei tea, mis see värk seal on. Aga jutt on seal inimestest, kes mitte ei ole ära langenud, kes olid usklikud ja langesid ära. Me teame selliseid inimesi ka, kahjuks. Seal on juttu inimestest, keda Jeesus ütleb, ma ei ole iialgi teid tundnud. Ma ei ole kunagi teid tundnud. Nii et kas see on võimalik olla lihtsalt sotsiaalne kristlane? Teha isegi võib-olla kuskil mingit väikest tööaru ja võib-olla kooris laulda, olla kristlikus seltskonnas, tore rahvas, tore, põnev punt ja mitte olla samal ajal Jumala laps. See on võimalik. Ja sellepärast see sõnum täna ka. Ma usun, Jumal tahab tõelist. Ja ega ausalt öeldes ka sinu poolt vaadatuna see tõeline on ainuke asi, mis tegelikult väärt on. Milleks muidu käia, milleks muidu teha neid asju, kui mitte selle tõelise pärast. See tõeline asi, tõeline pääste. Amen. Ja sellepärast ma tahaks julgustada sind. Võib-olla sa oled lihtsalt saanud väikse sõna seemne oma südamesse, kus midagi on hakanud idanema, sa oled hakanud nende asjade peale mõtlema, see asi on läinud sulle korda. Ja võib-olla sa oled isegi palvetanud patuse palve sel hetkel. Aga seda usku on veel kaasas sinu südames ja ka need asjad, millest ma olen täna rääkinud, need uued soovid, need teatud indikatsioonid sellest, et sa oled sündinud ülevalt, ei ilmudki sinu elus. Aga võib-olla sa oled täna seks küpsenud sinna maani, kus sa ütled, et pastor, ma tegelikult tahan ka Jeesust, ma tahan teda järgida ja ma tahan uut elu, ma tahan seda uut sündi kogeda, millest Nikodeemus huvi tundis, mida Jeesus talle ütles, te peate ülavalt sündima. Ma tahan seda kogeda, ma tahan seda tõelist. Siis ma tahaks koos sinuga palvetada. Ja võib-olla sa ei tea oma minevikus seda päeva, millest sa said päästetud. Mina näiteks tean. Ja see ei ole veel indikatsioon või tõestus sellest, et sa oled kristlane või päästetud või Jumala laps, et sa mäletad seda päeva, kui sa palvetasid. Meil on siin päästetunnistused ja võib-olla sul selle kuupäev kirjas. Aga see veel ei tähenda seda. Tähendab see, kui tõesti keegi astus sinu ellu ja sul ei ole enam elu üksinda, vaid Jeesus on sinu elus. See on nagu abielu. Enamus inimesi, ma loodan, mäletavad oma abielu kuupäeva. Või nii nagu üks pastor ütles, et see võib sul meelest ära minna ainult üks kord elus. Pärast seda siis sa mäletad, et seda ei tohi enam ära unustada. Aga sõbrad, isegi kui sa unustad ära abielu kuupäeva või mingi muu tähtsa kuupäeva, sa ei saa ju ometi ära unustada, et sinu elus on üks teine isik. Ja tõestus sellest, et sa ikka oled abielus, on see, et sa oled koos ju selle isikuga. See on üks isik sinu elus, kellega sa elu jagad. Tõestus, et sa oled kristlane, ei ole mitte selles, et ma mäletan, et see oli sel kuupäeval ja siis mind ristiti. Tore on, sa käisid leeris ka veel, väga hea. Aga kas sa elad selle isikuga? Kas see isik on sinuga koos? Kas Jeesus on sinuga? Kas sina oled temaga? Selles on küsimus. Kas sul on nüüd üks uus side, abielu, suhe temaga? See on see, mis on tähtis.